tere, mina olen Aron Lips ja täna vaatame printeri juhtimistarkvara Repeater. Nii, varem me oleme teinud siis SketchUpis mudeli valmis ja siis avame selle siit. Load ja oma kandle avame. Nii nagu teisestki tarkvaras tundub, et printer kannel on meil liiga suur, et siia ära mahtuda, siis skaleerida saame siin vasakul pool olevas menüüst. Loomulikult siit saame eksportida, siit saame lisada objekti, teha temast koopiat, paigutada täpselt keskele, keerata teda ja kõike muud. Teeme siis tema objekti kõigepealt siis natukese väiksemaks. 0,5. Nii. Ja kannel muutus väiksemaks, nagu näete. Nii. Siis saame selle kinni panna. Ta ütleb, et siin on meil mõningad probleemid. Me klikime siia, siis ta automaatselt täidab mõned avad, mis on meil juhtunud kogemata sisse siis ära. Nii, vasakul menüüst siis saame võtta erinevaid vaateid oma tööle, lähemale ja kaugemale ja lisaks siin üleval nurgas on Connect. Ehk kui meil on printer arvutiga otse ühenduses, siis me ei pea teda eraldi SD-kaardile salvestama, vaid kohe saame siin printida hakkama. Aga et siis printerit ühendada arvutiga, siis vajutame siin Connect või on vaja seadistada. Nii, aga mis siis veel? Sellest tarkvarast tuleb see G-kood eraldi nagu genereerida, ehk siis läheme järgmisele sakile. Siin me vaatame, millist printerit me kasutame. Noh, ütleme, et mulle see sobib. Ja siis vaikimisi seadistatud printeri sobib mulle ja siis vajutan, et genereeri kood. Nii, kood on genereeritud. Nüüd siis saab seda koodi siis salvestada kas SD-kaardile või salvestada failiks. Noh, ma panen kannel 2. Ja siis ongi see asi valmis. Iseenesest nüüd siis saame siin veel vaadata edasi. Ja iseenesest nüüd saab siis selle faili kopeerida SD-kaardile ja siis panna ta printerisse, printeris vajutada start ja ta hakkabki printima. Mis sellel tarkvaral veel huvitavat on? Siin saab, kui printer on ühendatud, siis manuaalselt printerit edasi-tagasi juhtida. Ja siis, kui SD-kaart on ühendatud, siis siia saab ka salvestada SD-kaardi salvestada, lisada, kustutada ja tuua üles ja allapoole menüüsse siis neid faile, mis siin SD-kaardi peal on. Nii, mis veel? Veel on see asi, et loomulikult, kui meil on vaja täpsemalt, et meil on materjalid, tulevad teised või mingi teine printer on, siis siin me saame tekitada enda printerile täpseid erinevaid seadistus. Et siin on COM-boardiga on ta ühendatud ja tema biti vahetussagedus on või andmete liikumiskiirus on määratletud. Siin saame erinevaid sätteid teha, mis on seotud siis printeriga, erinevate telgede liikumiskiirused, ZL-i liikumiskiirused. Siin me saame vaadata, kui suur meil see, mis erinevaid sätteid teha erinevate printerite puhul, siis selle extruder on siis see osa, kus siis sulatatakse see plastikfilament ülesse. Loomulikult siis tüüsi läbimõõt ja muud kiirused. Ja siis töölaua suurus ja kuju, eks ole, 220 ja kõik muud. Meil see kõrgust Z on päriselt on meil 180. Jääplay. Ja siis loomulikult, kui on vaja mingi koodile mingit lisa panna, aga ega siin rohkemalt polegi. Ja ega nii lihtne on ka selle tarkvaraga. Et kui on mingid teised materjalid kui PLA või ABS, et siis vastavalt sellele tuleb siis printerit natukene sättida. Või neid sätteid sättida siin. Aga rohkem polegi. Mõnusat printimist.